Tšau sõbrad! Tahtsin teha kiirelt väikese update'i enne, kui kõik meie vaatajad kuskil ära kaovad ja arvavad, et me ei teegi rohkem videoid. Ei vasta tõele. Põhjus on väga lihtne. Mina olin vahepeal haige, Aleksander oli meil haige. Aga täna on lihtsalt selline tegemiste päev, et ma olen praegu siin parklas, mul on vaja Decathlonist gaasi, mul on vaja Miramarist paar riideesemet, siis on seal selline ehituspood, sellest ma räägin ka kohe lähemalt, aga ühesõnaga jah, ärge muretsege, me ei ole kuskile kadunud ja varsti juba näeme. Tšau! No see oli totaalne fail. Neil on, sellest poest on gaas otsas ja Malaga poest on gaas otsas. Ja meil on veel üks järgi, nii et ma ei tea millal, ja nad ei öelnud, millal nad täidavad oma varusid. Nii, lähme nüüd ehituspoodi. Just panin kaamera kinni ja leidsin sellised asjad. Nii et tuleb välja, et võtame siit hoopis need ka kaasa veel. Aga jah, see käik läks isegi üllatavalt palju paremini, kui ma kartsin. Nüüd võib DIY meisterdamine pihta hakata ja pärast siis kritiseerige, kui õudne lahendus see on, mis me välja mõtlesime. Kiire olukorra kirjeldus on selline, et ma ostsin sellise pumba, ma ostsin voolikut ja ma ostsin klambrid. Nii et ma proovin nendest kokku panna sellise väga primitiivse voolava veesüsteemi ja pöidlad pihus siis, et see ka toimib. Nii, enne kui me selle kuskile sinna üles paneme, siis teeme väikse proovi. Abiline juba tuleb. Suunurgad šokolaadised. Ja vaata, Aleksander, sinul hoia seda käes. Oota, ära veel vajuta. Hoia seda käes. Vajuta. Pane kinni. Tundub, et töötab. Proovime selle installeerida korraks. Siin ma saan siin pesta muru. Jah, ma just praegu avastasin, et ma tellisin selle pumba küll ära, aga mul pole tõrna aimugi, kas see mahub sellest veekanistri august sisse. Aga tundub, et perfect fit. Aga nagu ikka nende asjadega, siis mu peas paistis kuidagi palju parema lahendusena, aga reaalsus on see, et ikkagi päris hästi ei toimi, sest see voolik on liiga paks, sealt tuleb väga kiiresti vesi, ma ei saa seda veevoolu kuidagi kontrollida ja ütleme nii, et natukene on vaja ikkagi abi, et saaks, aga noh, küll me selle lahendatud saame. Ma hoian teid lihtsalt kursis asjadega. Nii et nüüd me läheme hoopis täidame veekanistrid ära. Siis kui mikrofon tuli, siis ma seda juba filmisin seal ka paar klippi. Hey, where are you going? Not too bad, okay, Loita. Tšau sõbrad!
hääl on ära. Aga me näitame praegu korraks, kuidas meie solar shower töötab ja kuidas me keset tänavat ennast peseme. Mina Demonstreeri palun. Ühesõnaga, meie solar shower on olnud katuse peal paar tundi. Nii, siis me võtame ühe nendest konksudest. See sõlm on see siis selle jaoks, kui Aleksander käib duši all. Küll või? Ossa on nuga. Ossa! Minä läkin kaameriaksi. Kus se korail on? Ma ei tea. Otsime. Ja nii ongi tehtud. Praegu on piisavalt soojad ilmad, mingisugune 23-24 kraadi, et saab seda teha ja vesi on hea soe. Et meist maha jääb selline vaht ja tagumine auto sai ka veits pesu. Aga toimib hästi, on ju. Aga nüüd on hea värske olla. Nüüd saab minna tööle ennast higiseks jälle tegema. On ju? On värske olla, jah? Täiega värske on. Sellepärast ma teengi niimoodi praegu. Kui hea suve. Nii, emme oleme rahulikult tööle saatnud ja kuna homme on emadepäev, siis me mõtlesime Aleksanderiga, et me lähme otsime talle lilled homseks hommikuks. Ja siis teeme väikese kaardi. Mis me veel teeme? Aleksander, mis me emmele veel teeme? Lollusi. Lollusi. Esimene putka on kinni. Lähme jalutame edasi. Ja teine koht seal on kinni. Nüüd me oleme Plindris. Aleksander, lähme tagasi. Toidupoodeki. Nagu ikka, kõik lillepoed on kinni, nii et me peame olema natukene leidlikud. Aga sellest juba homme hommikul. Hommik on käes ja nüüd lähme äratame emme üles. Emmel on sünnipäev. Ja mina saan emme... Kõik emmed. Emme! Ärka üles. Tule vahet, mida sul on. Mine, anna talle voodis siis. Läk. Kas sa kirjutasid ka siia sisse või? Jääge, kui jääge. Ja kuna hispaanlased on alati leidlikud oma kellaaegadega, siis meie pidime ka natukene improviseerima. Lilled on need. Kui hästi see läheb. See on magustaduks. Kas te sõite ühe slassi? Jah. Ei, see ei pole magustaiduks siis see. Ei söönud. See ei pole magustaiduks. See oligi poolik. See pole magustaiduks siis. Väga hea. Me saame nüüd seda. Emme on rahul. Nüüd me saame nüüd seda. Jah, hakkame sööma. Kui sul on vaja filmida elu kõige olulisemat videot ja sul ei ole häält, siis sa ei saa. Mis teeme? Filmime. Mida? Ühte videot. Mis videot? Varsti näete. Vlog tuleb enne välja kui see video. Siis ei saa seda. See oli sneak peek.